Mina olen Karoliine ja olen endine välisvabatahtlik. Tegin oma teenistust Itaalias ja nüüd olen Eestis välisvabatahtlike projektide koordineerija. Otsus minna vabatahtlikuks tuli tänu sellele, et ma käisin väga mitmel Erasmus+ koolitusel, kus olid kunagised vabatahtlikud ja nende inspireerivad lood siis innustasid mind ka seda sammu tegema. Minu suurim hirm oli, et pean elama mitme eri kultuuriruumist pärit inimesega ja olles elanud väga pikalt üksinda, siis ei olnud kindel, kas tulen sellega toime. Kuid lõpuks see just osutus kõige õpetlikumaks ning polnud üldse probleemi. Vabatahtliku teenistuse kogemus aitas mul mõista, et kõik muutused algavad iseendast ja minul on võim ümbritsevat mõjutada ja ka sündmuste käiku kujundada. Välismaise kogemuse mõju Eestis elades on see, et ma teadvustan rohkem, kuidas erinevad kultuuriruumid kujundavad meie väärtuseid, põhimõtteid ja uskumusi ja tänu sellele olen ma igapäevaelus kui ka tööl aktsepteerivam ja avatum. Tööalaselt andis inspiratsiooni ise ka hakata välisvabatahtlike teenistuste projektide koordinaatoriks. Kultuuride vahelised erinevused ilmnesid väga igapäevastes tegevustes, et kas või alustades Itaalia põsemusidest. Kui Itaalias alustatakse ühelt poolt põse, siis Hispaanias reisides tuli välja, et alustatakse hoopis teiselt poolt ja ütleme nii, et see põhjustas päris mitmeid naljakaid juhtumeid. Kõige enam väärtustan ma seda, et tekkis selline võrgustik teiste sarnase mõttelaadiga inimestega, et kõik, kes on olnud vabatahtlikud või osalenud sellistes projektides, neil on mingi eripärane nišš, mida ma ei oska kirjeldada, aga see ühendab inimesi ja tõesti loob võrgustiku inimestest, kes tahavad üheskoos muuta meie elukeskkonda paremaks. Minu soovitus tulevastele vabatahtlikele on mitte karta väljakutseid ja raskusi, sest need ongi just need kõige väärtuslikumad ja transformatiivsemad õpisituatsioonid.